Järgmine esineja on taaskord üks noorema põlve ajaloolane. Kristjan Kaljusaar on Tartu Ülikooli doktorant ja tema uurimustöö on seni keskendunud siis meile huvipakkuvatele 13. 14. sajandile Läänemere regioonis. Ja tänane ettekanne värske pilguga 13. sajandi läänidest ja vasallidest. Tänada Priit Raudkivi väga hea sissejuhatuse eest sellele, millest ma kohe rääkima hakkan. Räägiks siis sellisest teemast, mis seostub üsna mitme ettekandega, mida me täna juba kuulnud oleme, ehk siis keskaegse Liivimaa maaherrade läänimeestest, piiskoppide, Saksa ordu ja Taani kuninga vasallidest, valdavalt moodustasid sellise sõjameeste kihi, kellele teenistuse eest oli siis antud kas mingi maavaldus või mingid õigused kindlas piirkonnas lääni näol. Ja kas see peaks tegema midagi? Ahah. See on mul lagurpidi käes. Nii. Alustaks juttu Eestist natukene kaugemalt. Väino jõe äärest, kus siis 13. sajandi alguses piiskop Albert tegi esimesed teadaolevad Liivimaal toimunud läänistused. Ta jagas suurvasallidele suhteliselt tähtsad tugipunktid Väino jõe ääres, nagu X-küla, Üksküla, Liilvaarde, veidi hiljem Koknese. Ja nad olid olulised keskused juba varem ja läänistustega kaasnes siis ka teatav autoriteet ümbritsevatel asustuspiirkondadel. Kui aga küsida, mida see läänistus, selle suurvasalli kohalolu tähendas kohaliku elanikkonna jaoks, siis tegelikult tuleb nentida, et kuigi suurvasallid olid maaherra esindajad koha peal, kuigi neil olid läänihärra staatusest tulenevalt teatud privileegid, koguda maksu ja nii edasi, siis ikkagi jäid paika ka mingisugused varasemad kohalikud võimuhierarhiad, sotsiaalhierarhiad, mida võiks siis vaadata näiteks sellise näite näol nagu Liilvaarde liivlasest vanem Uldevene. Nimelt 1213. aastal korraldasid leedulased Riia piiskopkonda sõjaretke, nagu nad ikka aeg-ajalt tegid. Henriku kroonika kirjeldab, kuidas nad rüüstasid liivlaste külasid, said sealt hulga saaki ja võtsid kinni ka siis kohaliku vanema Uldevene. Henrik mainib seda episoodi korduvalt mitme lausega. Lõpuks sinna jõudsid kohale ka mõõgavendade orduväed, kes siis ajasid leedulased põgenema ja selle käigus nad tapsid ühe tähtsa leedulaste pealiku. Ja hiljem selle tapetud leedulaste pealiku pea vahetati siis välja Uldevene vabaduse eest. Nii et kuigi suurvasallid tehniliselt olid seal sellise katusvõimu struktuurina, siis kohalike vanemate olulisus püsis ka siis edasi. Kui tulla Väina jõe äärest Eestisse, siis siinsete piiskoppide vasallidest on teada märksa vähem. Natukene rohkem infot on Tartu piiskopkonna kohta, kus me teame, et piiskop Alberti vend, piiskop Herman, see oli siis see sama mees, kes alguses määrati Lihulasse, hiljem ta asus ümber Tartusse, kõigepealt Otepääle ja siis Tartusse tehniliselt. Tema siis Otepääle asudes läänistas kohe 4 suurvasallile, iga ühe muinasugandi kihelkonna. Ja hiljuti lahkunud Enn Tarvel on paigutanud need läänistatud kihelkonnad siia Tartu piiskopi stifti lääneossa Võrtsjärve äärde, kus on ka üsna tõenäoline asukoht nende jaoks. Mis muidugi silma torkab on see, et see oli suhteliselt jõukas piirkond, tihedalt asustatud ja sinna nendesse aladesse jäi ka muinasugandi üks tähtsamaid keskusi Otepää. Ning ühtlasi võiks välja tuua, et see oli ka ühendustee siis Tartu ja Riia piiskopkonna südaalade vahel siis üle Rõngu, Otepää, Valga, Valmiera. Nii et need suurvasallid olid suhteliselt võimsal ja tähtsal positsioonil, mis tähendab, et nad faktiliselt tegelikult isegi aeg-ajalt domineerisid oma piiskopist maaherra üle. Saarelääne piiskopkonnast me teame seda olukorda natukene vähem,
aga analoogselt on siin kaks tähtsat suurvasalli, kõigepealt looded 13. sajandi esimesel poolel, kelle võimukese oli siis siin Kullamaa Koluvere piirkonnas, mis samuti jääb, nagu Kersti Markus mainis, Lihula kui tähtsa keskuse ja siis Harju ja Revala vahelisele teele tähtsal ühenduskohal. Ja teine piirkond, mis hiljem oli kindlasti välja läänistatud üksküllidele ja äärmiselt tõenäoliselt oli seda juba 13. sajandi esimesel poolel, oli siis Virtsu, mis muidugi oli oluline ühenduslüli Läänemaa ja Saaremaa vahel. Nii piiskop Albertil kui ka Eestimaa piiskoppidel oli muidugi lisaks neile vägevatele suurvasallidele ka hulgaliselt väikevasalle, kes siis ei olnud võib-olla niivõrd administraatorid, kuid moodustasid sellise üldisema sõjajõu. Neist on piiskopkondadest teavet võrdlemisi vähe, küll aga on meil selline äärmiselt detailne ja samas väga ülevaatlik allikas, nagu Taani hindamisraamatuks kutsutud koodeks Põhja-Eestist, Taani kuninga valdustest, kuhu siis kuulub ka selline osa nagu suur Eestimaa nimistu. Suures Eestimaa nimistus on ära toodud enamik Harju ja Virumaa küladest koos siis nende suurusega adramaades, mis võiks olla selline ühik, mis vastab umbes ühele standardtalule, mida tüüpiliselt kasutati siis maksustamise eesmärkidel, ja ühtlasi on siin kirjas, kellele siis mõni küla läänistatud oli, kui oli. Taani hindamisraamatus olevate vasallide läänide suurus varieerus väga palju, väga suures ulatuses. Et näiteks peamiselt Virumaal tegutsenud suurvasallile Dietrich Kiiverile kuulus näiteks üle 400 adramaa väärtuses lääne kokku 23 külas, kuigi kõik need ei kuulunud talle ka päris õiguspäraselt. Aga samas oli ka väga palju läänimehi, kelle valdused piirnesid 5 adramaaga või isegi vähemaga, üksikute taludega. Küll aga pidi selle läänistamise juures olema mingisugune järjepidev loogika, et neid lääne muidugi ei antud inimestele suvaliselt. Ja kui vaadata seda, mis Taani hindamisraamatu andmetest ilmneb, siis tekivad sellised standardsed suurused, kus näiteks Harju ja Virumaa läänide suuruse mediaan jäi kuhugi sinna 20 adramaa kanti. Muidugi võiks öelda, et see on selles mõttes mõttetu info, et see mediaan võis olla 20 kandis, kui tegelikult me teame, et need läänide suurused olid erinevad, siis ei ole ju tegelikult sellel mediaanil suuremat mõtet. Aga selliste reeglipärade järgi saab välja tuua mingisugused tendentsid, kui palju missugust tüüpi vasallile umbes võidi läänistada. Et selline keskmine raske ratsaniku lään võis jääda siis kuhugi 20-30 adramaa vahele. Ja meil on selliseid konkreetsemaid näiteid, kus on läänistatud suurele hulgale inimestele mingisugusel kindlal standardil siis suurtes piirkondades väike või keskmisi lääne. Et kõigepealt siis on seal näide Järvamaalt, kus mõõgavendade ordu siis välismaistele kaupmeestele jagas igaühele 20 adramaad lääniks. Järvamaal umbes samal ajal pälvisid tollase paavsti legaadi käest Kuramaal 56 Riia kodanikku, igaüks 25 adramaad. Ja kui näiteks meil saarelane piiskopkonnast ei ole eriti infot läänide suuruse kohta, siis 14. sajandi algusest meil on üks ürik, mis kirjeldab siis üht spetsiifilist Läänemaa lääni ja selle suurus oli siis ka täpselt 25 adramaad. Et kui vaadata sellist ratsasõdalasele sobivat läänistust, siis kuhugi 20 või 25 kanti ta jääb. Mida me teame veel Kuramaa kohta on see, et 1261. aastal Saksa ordu üritas sinna meelitada asurikke ja siis tegi neile suhteliselt sellise lahke pakkumise, kus need suurused ulatuvad isegi 60 adramaani, aga kuna tegu oli sellise meelituskatsega, siis võib-olla pakuti nagu rohkem, kui oli tavaks. Et tegelikult kui jagada need arvud 2-ga, pakuti nagu topelt, siis tulevad välja need suht tüüpilised 5, 20 ja 30, mis korduvad hästi paljude läänide puhul ka Taani hindamisraamatus. Ja üks nüanss,
niivõrd-kuivõrd seostub ka läänistustega, on see, et me teame, et järvamaalased olid siis sõjateenistus kohustuslikud Saksa ordu ees ja nad pidid välja panema 88 plaatenit, mis tähendab siis tõenäoliselt turvises ratsanikku. Ja Taani hindamisraamatu baasil me teame, et järvamaad oli umbes 2000 adramaad. Kui jagada see 82 plaateniga, siis tuleb sealt ka välja selline enam-vähem keskmine läänistuse suurus, kuigi muidugi see on selline kerge lihtsustus, aga põhimõtteliselt nagu klapib ka sellesse mudelisse. See 22 on muide suurus, mis leidub ka ühe Eesti päritolu vasalli puhul Põhja-Eestis, Tallinna lähistel. See mees oli Albert Visilia ja siit võib siis üsna selgesti välja lugeda, et ta oli Saaremaalt pärit. Kuidas oli see Saaremaa mees saanud läänistuse Harjumaal, siis see kõige tõenäolisem stsenaarium minu arust oleks sarnane, et ta tuli sinna 1227. aasta suvel siis sõjakäigu osalisena, kui mõõgavendade ordu hõivas Taani kuninga käest Põhja-Eesti ja Tallinna linna. Nimelt pool aastat varem, 1227. aasta talvel, oli suur Riia ristisõdijate vägi siis läinud Saaremaale ja sõlminud saarlastega varem Mihkli mainitud alistumisleppe. Kusjuures peagi, täpselt teadmata ajal, pärast seda Saaremaa sõjakäiku, riialased saatsid kirja Lübecki linna kodanikele. Lübecki linn oli tollal vaenuses Taani kuningaga, umbes sarnane konflikt, kui oli ka siis siin Liivimaa riialastel Taani kuningaga. Ja riialased ütlesid lüübeklastele, et lüübeklased ei teeks Taani kuningaga rahu ning lisasid, et saarlased on riialastega liitunud, pakkunud enda abi. Ja seda ei tasu pidada nagu selliseks eufemismiks Saaremaa vallutamise kohta, vaid tegelikult need alistumistingimused olid suhteliselt soodsad saarlastele, nagu ka Mihkel ütles, eks ole, nad said ise tõenäoliselt midagi selle juures otsustada. Ja see avas Saaremaa eliidile, võib-olla just sõdalas eliidile, teatavaid uusi väljavaateid. Et nad said selles uues liidu konfiguratsioonis riialastega siis minna sõdima Taani kuninga vastu, kellega saarlastel oli vähemalt aastakümneid olnud oma konflikt ja kui tegu oli Põhja-Eesti hõivamisega, siis see oli ka selline piirkond, kus saarlastel oli sajandeid olnud teatavaid ambitsioone, kas siis kaubanduslikke või ka muud laadi. Albertile isiklikult võis see olla suhteliselt hea strateegia, kuidas enda mõjuvõimu mitte isegi säilitada, vaid lausa kasvatada, sest Saaremaa muinasühiskond võis olla suhteliselt kollektiivsete võimustruktuuridega, sealjuures just sõdalasklassi ambitsioone võib-olla pärsiti, nii et väljudes sellest Saaremaa varasemast kollektiivsest võimusüsteemist, hüpoteetiliselt vähemalt oli seal selline võimusüsteem, ja astudes ordu vasalliks, sai ta tegelikult endale märksa kindlapiirilisema lääni. Ja kui tuua selline väga kauge, aga huvitava võrdluse mõttes võib-olla märkimisväärne aspekt, et samaaegselt inglaste võimu alla langenud Walesis, kui inglased asendasid varasema Walesi maksukogumissüsteemi ja haldusstruktuuri siis sellise läänidel baseeruva süsteemiga, mis oli küll seal märksa rohkem inglispärane, eks ole, kui siin selline saksapärasem süsteem, siis nad said samadelt aladelt Walesis mõnel juhul isegi lausa kuni 300% rohkem tulu. Ja see tulu saamine, mis oli siis nüüd kontsentreeritud selle ühe konkreetse vasalli kätesse tema läänistatud alal, võis siis anda Albertile sellise suhteliselt soodsa väljavaate enda tuleviku ja võib-olla enda perekonna tuleviku suhtes. Ja Albert on üks selline näide, kuidas Eesti varasem eliit võis integreeruda läänisüsteemi 13. sajandi jooksul, aga tegelikult on suhteliselt raske öelda, millised allikates nimetatud tegelased olid millise emakeelega. Tavaliselt tuleb lähtuda nimedest, aga nimed annavad sageli sellist võib-olla kasulikku, võib-olla eksitavat infot.
Et üsna ilmne on see, et kui kellelgi on lisanimi nagu Esto, eestlane, või Osilianus ehk saarlane, siis oli ka vastavalt tegu eestlase või saarlasega. Mis on möönduslikumad näited, on sellised nimed, kus on märgitud, et keegi on kusagilt pärit. Albert Oisilia puhul on võrdlemisi tõenäoline, et ta oli Saaremaa eestikeelsesse eliiti kuuluv isik. Aga näiteks Albert de Kokkel, kas Koila tähendab siin mingisugust varasemat Eesti eliidi võimutaotlust selles piirkonnas või siis inimest, kes on saanud lääni Koilas, seda on juba märksa keerulisem öelda. Võrdlemisi ilmne on ka see, et kui kellelgi on mingisugune Läänemere-Soome algupäraga nimi, siis tõenäoliselt on tema näol ka tegu eestlasega. Aga vaadata ei tasu mitte ainult läänide suuruseid iseeneses, vaid ka võimuvõrgustikku. See näeb väga kole välja. Aga see on siis Paul Johanseni, ühe Taani hindamisraamatu peamise uurija koostatud kaart. Ja siin on näha Lodede vasalliperekonna valdus Virumaal. See on siis Hulja piirkond, Hulja küla. Muidu olid Lodede valdused 13. sajandi keskel valdavalt Harjumaal, aga siis üks erand oli see suhteliselt suur lään, mis neile kuulus Virumaal. Seal kõrval on üks väike küla, Lanti küla, mis oli läänistatud siis sellisele inimesele nagu Hilte, kelle nime puhul on pakutud, et ta on ka soome-ugri, Eesti tõenäolist päritolu. Ja tema ei olnud saanud enda lääni kuningalt, nagu olid saanud Loded Taani kuningalt. Taani hindamisraamat ei maini, kellelt Hilta selle lääni saanud oli, aga hilisemal ajal, küll peaaegu 100 aastat hiljem, kuulus Lanti küla ka Lodedele. Kusjuures Loded olid selle 1330-ndatel taas välja läänistanud. Nii et see ei olnud piirkond, mille vastu neil oleks huvi, nad andsid seda pidevalt allvasallidele omakorda välja. Nii et siin võiks oletada, et tegu oli mingi süsteemiga, kus Eesti soost Hilte oli siis näiteks Lodede selle suure lääni haldaja Virumaal, kus muidu perekond väga aktiivne ei olnud. Analoogseid näiteid meil on nii Taani kuninga võimuajast kui ka mõõgavendade ordu umbes 10-aastasest valitsusperioodist Põhja-Eestis, kus siis Virumaa vasallid, kellel olid Virumaal suured läänid, nemad tegutsesid seal siis kas vastavat ordu või kuninga halduritena ja selle eest siis neile läänistati mingisugused jupid kas ordu või Taani kuninga maadest. Nii et siin on tegelikult võib-olla sellisel nagu madalamal läänistustasemel analoogne olukord, kus siis Eesti võib olla Eesti eliiti kuulunud inimene, kes oli kohaliku eluga tuttav, võib-olla isegi piirkondlik autoriteet, sai võib-olla hallata Lodede maid ja omakorda siis nende käest või mingil muul, kas siis allläänistusena või mingil muul moel olla nagu Lodede patronaaži all. Aga seesama näide võib tegelikult korduda mitmel pool natukene teises vormis, sellisel madalamal haldustasemel, mis tingimata ei olnud võib-olla lääni sidemetega reguleeritud. Et siin on selline näide Lääne-Harjumaalt, Keila ja Padise kandist, kus on Karjaküla ja Karjaküla, see on siis see küla siin, Karjakülas kuulusid valdused sellisele inimesele nagu Herman Osilianus. Tema nime puhul ei ole nüüd kahtlust, et tegu oli saarlasega, kui ta lisanimi on saarlane. Muidugi tema eesnimi Herman jällegi alati ei olnud eesnimed 13. sajandil enam Läänemere soomepärased, vaid nad võisid olla näiteks saanud ristimise käigus endale uue kas siis kristliku nii-öelda või germaani nime nagu siin puhul. Ja Hermanni kohta on Taani hindamisraamatus huvitavalt öeldud, et talle kuulub sellest Karjakülast 1 adramaa seaduslikult ja 4 adramaad ilma kuninga heakskiiduta. Tundub, et Herman oli koha peal mingi tegelane, kellel oli pisikene jupp antud ja siis ta oli ise kasutanud mingisugust soodsat konjunktuuri, näiteks mõõgavendade võimu vahetumist Taani kuninga võimuga
selleks, et laiendada oma mõju siis kogu Karjaküla üle. Ja kui me vaatame seda piirkonda laiemalt, siis siin on 3 küla. Üks neist on siis Karjaküla ise, 5 adramaane. Seal kõrval on Engla 10 adramaaga ja Humala samuti 10 adramaaga. Ja Taani hindamisraamatus on mainitud, et mõõgavendade orduvõimuperioodil olid seal 5 vasalli. Need 5 vasalli ei ole kuidagi seostatud otseselt kindlate küladega, vaid lihtsalt 3 küla kõrvale on kirjutatud 5 erineva vasalli nimed. Paul Johansen on siin siis eeldanud, et kokku oli siin 25 adramaad, et 5 mehele igaühel oli läänistatud 5. Kui orduvõim vahetus Taani kuningavõimuga 1238. aastal, siis kõik need 5 vasalli pagesid Taani kuningavõimu alla läinud aladelt mingil põhjusel ja hiljem läänistati need maad välja teisiti. Siin on näha see Taani-aegne korraldus. Aga Hermann paistab siis nende kõrval silma. Ja võib-olla sellepärast, et huvitav on see aspekt, et 1 adramaa kuulus talle kuninga heakskiiduga ja ainult 4 tükki ebaseaduslikult, mis tähendab, et kuningas näib olevat kinnitanud mingisuguse varasema õiguse, mis Hermannil Karjakülas oli, sellele 1 adramaale, ja ainult need 4 on siis juurde hangitud. Mis tekitab sellise mõtte, et võib-olla Hermann oli koha peal mingisuguse teise vasalli kohalik haldur. Et siin olid 5 adramaaga vasallid ja Hermannile oli antud 1 adramaa, et siis tema koha peal korraldaks haldust, võib-olla muretseks maksude kogumise ja nende vasallile toimetamise eest. Vasallid ise tihti ei resideerinud enda läänides, nad võisid olla kas Tallinna linnas või mõnes muus strateegilises punktis, garnisonina, näiteks seal lähedal Padise linnuses. Ja kui need vasallid lahkusid, siis Hermann, kes koha peal oli juba nagunii kõva mees, võttiski kogu küla asja ajamise põhimõtteliselt mingil viisil nagu enda kontrolli alla. Et siin on ka näha, et siin muidu oleks saanud läänistada niimoodi üsna selgesti 12 ja 13 adramaased läänid Taani kuningas, aga see Hermanni osa siis nagu ajas midagi segi. Kusjuures, kui rääkida nendest vasallidest siin, orduvasallidest, siis ei ole ka nende etniline taust üldsegi selge, et võib olla see, et need 5 inimest, kes olid mainitud niimoodi üheskoos blokina 3 küla juures, et võib-olla see peegeldas mingisugust varasemat muinasaegset kollektiivsemat võimukogumit seal, et kuigi nende nimed on kõik kas siis germaani või germaanipärased või muud kristlikud nimed, siis see ei tähenda, et tegu ei oleks võinud olla eestlastega, kellele siis mõõgavendade ordu oli nende kodupiirkonnas läänistanud mingisugusel moel need alad. Me teame, et mõõgavendade ordu näiteks Väina jõe ääres küll läänistas liivlastele ja samuti Kuramaalt on mitmeid näiteid, kus on Kuramaa linnus ja siis see linnus on lääniks antud mitmele Kura päritolu siis eliidi liikmele. Kui vaadata nüüd Hermannit sellise kohaliku haldurina, siis teine analoogne võrreldav näide pärineb Kagu-Harjumaalt, kus Raveliku külas oli siis 18 adramaad läänistatud vasallile Bertrand Campaneile. Arvatakse, et ta võis pärineda Hollandist, Kampeni piirkonnast. Ja selle läänistuse kõrval on kirjas et Unae 1. Ja on siis pakutud, et tegu võis olla selle pisikese Vardja külaga, mis tegelikult on lihtsalt üksik majapidamine, see on eraldi, aga on ka pakutud, et äkki oli tegu mingi soome-ugri nimega tegelasega, mis kõlas umbes nagu Vane, mis on tuntud meile Hendriku kroonikast Liivi nimena, ja tema siis ka omas 1 adramaa suurust õigust siin piirkonnas. Kusjuures hiljem on seda Vardja küla 1459. aastal nimetatud Vennekülliks, ehk siis nagu Venne või Vanne külaks. Ja selline rahvalikum etümoloogia ütleb ka ju, et Vardja on nagu järelevalvaja või nii, kuigi see eestikeelne nimi on suhteliselt hiline. Nii et ka siin võis olla mingisugune sarnane süsteem. Ma teen ühe väikse kokkuvõtte ka. Et kui vaadata nüüd läänistusi, võimuvõrgustikke ja Eesti eliite, siis on näha, et muidugi vasallide seas, kroonivasallide seas oli eestlasi ja sageli on rõhutatud, et sellised jõukamad muinas-Eesti ülikud said siis võib-olla vasallideks ja selline alam eliidikiht sulandus talupoegkonna sekka. Aga tegelikult sellistel näidetel nagu Hermann või potentsiaalselt Vane
on meil tegelikult selline kohalik, tõenäoliselt haldussuutlik kihistus, mis ühtlasi klapib mõneti kokku arheoloogilise andmestikuga, et ka pärast vallutust eestipäraseid muistiseid nagu leidub, mis viitab kas siis, kui mitte päris vereliinide järgnevusele, siis vähemalt kultuurilisele järjepidevusele. See võiks olla selline kirjalike allikate versioon sellest arheoloogilisest andmestikust. Ja millised võisid olla nende administratiivsed ülesanded, on siuke oletuslik, aga ühtlasi tasub mainida, et võib-olla nemad sobituks just selliseks semi-eliidiks, kes võinuks olla siis Jüriö ülestõusu sündmuste käigus potentsiaalselt juhtiv ühiskonnakiht, ülestõusu juhid. Ma siis võtan sellega vist kokku asja, et aeg täis. Jaa, aitäh. Palun. Ühe välkküsimuse võime teha ka, kui on. Mul on küsimus, et mida lään õieti tähendas? Ma saan aru, et see ei olnud omand, see oli kasutusõigus, kas see oli pärandatav ja selle kaardi järgi, mis siin oli, ma järeldan, et 13. sajandil oli olemas juba korralik geodees ja teenistus. Mis lään täpselt on? Lään etümoloogiliselt on see sõna seotud sõnaga laen, et tehniliselt see oli siis mingisuguse senjööri, oli ta siis mingisugune vürst või muu ülik poolt vasallile antud tasu teenistuse eest. See on teatavaid küsimusi, kas lääne anti teenistuse eest või teenistust sooritati lääni eest, et kumba pidi see loogika alati oli. Aga ta võis kujutada endast tegelikult, ta võis kujutada maavaldust, mingit mõisat, ta võis kujutada endast maksukogumisõigust või kohtuõigust või patronaadiõigust ehk määrata kirikusse vaimulikku. Ta võis isegi kujutada endast ametikohta, et ta oli mingisugune tasu. Eestis läänid olid tõenäoliselt algusest peale ikkagi päritavad, et seal ei tohiks nagu olla kahtlust. Valdemar Eeriku õigus, mis seda sätestab, 1315 on meil see teada, aga see on tõenäoliselt ka retroaktiivselt kehtis, et meil ei ole olukorda, kus läänid ei oleks päritavad. Võib-olla see on teisiti mõne nagu madalama lääni õiguse kohas, aga üldiselt ikkagi päritavad. Ma ei tea, kas see oli ammendav vastus. See on nagu tänapäevase kinnistusregistri eelarve. Kas siis lääni omanikul oli õigus mingi registri alusel tõestada ka kolmandatele osapooltele, et temal on seal sellised õigused? Seda tehti üsna palju, et väga paljud, Taani hindamisraamat on väga hea kataster, kus meil kõik info niimoodi süsteemselt olemas. Aga väga paljudest läänidest me teamegi seetõttu, et ürikuline info lihtsalt ütleb, et kellelgi on kusagil õigus mingile läänile või valdusele. Aitäh veel kord.